siis selle saate prototüüp oli see mingisuguse Wice'i podcast, kus Action Bronson oma sõpradega tegi jointi ja vaatasid Ancient Aliensi. Ja siis see oli nagu mingisugune siuke Wice'i nagu podcast oli. Ja siis neil oli ka samamoodi see green screen ja siis loopisid kossu ja tegi mingi täis suvalisi asju vahepeal. Ehk siis tere tulemust saates. See on meie saade. Meil on Kermo Murel. Tere. Meeldiv. Kuidas läheb? Miks te nagu ei võiks sujuvamalt seda alustada? Kas veel sujuvamalt saab seda saadet alustada? Ei, miks see mingi intervjuu on? See ei ole intervjuu. See läks järsku intervjuuks või? See lihtsalt timmimine. Me siin juua tahad midagi või? Mis asja? Juua tahad midagi? Ma olen 2 tundi siin olnud. Meil on alkoholiõlle ja meil on alkoholiõlle ja mahlamane. Mahla on ka, jah. Kuigi see mahl, ma ei oleks selles mahlas nagu mega kindel. Vitamin velli toodi üks päev. Ma võtsin juba. See on hästi, jah? Sa ütlesid, et sa jalgpalli ei mängi, et me mängime siis ise. Mängige ise, jah. Me teeme 2 mängu. Või äkki mingid muid mänge. Äkki sa tõmmata mingi mänge või? Ma mängisin üks päev sõbraga PlayStationi peal 5 tundi järjest Unot seal. Unot või? Oli lahe mängida seda. AI vastu saab mängida. Crazy ju. Aga niimoodi, et sa nagu 2 või 2 nagu. Vaatame, mis meile pakutakse. Siin pakutakse Battlefieldi. See on imelik mängida. Turismot pakutakse. Turismo 7 vahi. Mis see on? See on mingi selline postapokalüptiline seiklusmäng. Kunagi mängisin. Mul räägi allergia asjade vastu, mis on postapokalüptilised. Mul on allergia asjade vastu, mis on medieval. On jah? Sellest ma aru tegelikult. Ma vihkan kõiki neid, mis on see kuradi Game of Thrones. Ma ei ole vaadanud ühtegi Game of Thronesi mitte kunagi. Ma ei ole vaadanud ühtegi Harry Potterit. Ma ka mitte ja seda kuradi Hobbitit või mis Lord of the Rings. Aga ma arvan, et siin on paslik tuua mängu ja saatesse mõõk. Mul hakkas sügelema. Sa ei hoida seda mõõka? Tahad hoida? Tavai, jah. Aga ta on nagu see tera on õline, et seda peaks nagu teritama. See on selles suhtes nagu natuke, et sa midagi nagu maha ei raiu. Sa pead nagu viima kuhugi seal teritama. Mis me teeme nüüd? Ja ma ei tea, mängime ikka jalkat nagu. Me ei suuda välja mõelda nagu nii, mida me muud mängime. Aga Max võib öelda, kellega me mängime. Tavai. Aga ma ei tea ühtegi tiimi, nii et mis näita mulle neid ja siis. Berliin meeldib sulle või? Jah. No ma mängin Hertha Berliiniga, kes kelle vastu ma pean mängima. Aga ma mängin Union Berliiniga. Kelle vastu Union Berliin mängib? Reeglina või? Ei. Kelle vastu? Et kui Union Berliin peaks täna mängima, siis kelle vastu? Need peavad olema Saksamaa tiimid või? Ei pea olema, lihtsalt nagu Berliinis käisid ju. See saade ei lähe täna meil ju eedrisse. See läheb 13. veebruar. 13. veebruar. Noh. Nagu kodus või? Kas seal mingi Lätit ei saa valida või midagi või? Või Leedud? Kahjuks FIFA ei ole nagu pannud siia neid... Ma tahaks nagu mingit nagu paska riiki. Hamburg on esimene, nagu hoidle. Nagu Läti või Leedu. Vaatame ära või? Oota, mis sul Läti või Leedu vastu on? No sellised pask riik, aga nagu et Saksamaa kõlab liiga hästi lihtsalt. Saksamaa kõlab väga ausalt. Ütles... No võta sina Saksamaa ja sina võta mingi pask riik. Võta Albaania. Ma ei tea, kas siin on Albaaniat. Kuule, mis toimub? Ma tean jalkast ainult seda. Albaania see... Nii, Saksamaa ja Albaania oli sinu soovus. India on ka okei. Kas Sri Lankat ei ole? International men. Nii. Sina oled Saksamaa siis, jah? Mina ei mingi jurapidin olema. Siin vaatame... No ma võin Katar olla sobib. Jaa. Olgu. Ja mina olen Saksamaa või? Vaatame... Vaata, ütle kui stopp. Ei tundu midagi sümpaatset sulle praegu. Pane Ukraina. Ukraina või? Ukraina, Katar, põnevuskohtumine. Davai.
oota, kas see saade läheb ju enne eetrisse, kui meil on Eesti Laul olnud, on ju? Jah. No, kas me saame Eesti Laulu peale panustada? Kindlasti saame, enne me panustamegi Eesti Laulu peale ilmselgelt. Genka kombo. Vähe teine platvorm, aga põhimõtteliselt ma võtan vastu selle välja. No panustasid sama Vanilla Ninja peale. Mis teil siis toimuma hakkab seal? Kui kõrgeks oma nagu lootusi nagu sead? Me oleme esinemisjärjekorras esimesed. See on hea ja samas ka väga halb. See on väga hea, sellepärast, et järgmised esinejad on tõenäoliselt väga nagu igavad. Nad kui peale meid on Robert Linna nagu siis seal ei ole nagu suur kontrast meie kahjuks. Robert Linna laul ei meeldi või? Või sulle Robert ma räägin, et show mõttes nagu, et see ei saa olla põnevam kui meil. Aga mis teil on seal? Mis teil toimub, jah? Me toome auto lavale. Mõistlik. Ja siis me laseme kahureid välja autost. Davai. Ja siis on mingid paugud ja viled ja... Tõmmata selle Universali ikka nii tühjaks, kui me veel maksame veits peale ka isegi. Aga mis see on eelarve on korralik või? Mina ei tea. Sa Universali ajal teadsid nagu eelarveid või? Pigem ikka lõpus hakkasime teadma, me olime nii kaua seal, vaata, et alguses oli kõik selline nagu lust ja lillepidu, aga siis pärast hakati Excelid näitama. Me üldiselt olime nii hands-on kogu aeg, et me nagu pidime teadma ja me teadsime kõike. Ja ilma nagu meie okeita tegelikult ei tehtud seal meie bändi puutavaid nagu otsuseid. Et own your masters või? Ei, ma mõtlen nagu seda eelarvet, ma ei tea palju meie asjad nagu maksid. Nagu te Eurokale saates, ega siis nagu nii eelarvet ei ole? Kahju. Et nagu sinna lavale autot saada, see on jah? See on võimatu. Ma ükspäev mõtlesin, et mis siis, kui ma ütlen Eesti Laulu, ma ei taha ikka enam nagu. Et nagu... Ma arvan, et see vist, ma ei tea, kas see on võimalik või? Sest ma ei ole kuhugi mingit altkirja pannud. Ega keegi sind ju selles mõttes ei sunni sinna nagu päeva lõpuks minema. See on suurem pask neile kui mulle vist, kui ma ütleks, et ma ei taha enam. Aga proovi, ütle, et 300 kilo ja ilma selleta ma ei esine. Klišerite püksi selle asja või? Aga ma ei tea, kusjuures, ma arvan, et tegelikult, sa paned selle allkirja ikkagi kuhugi enne seal Eesti Laulul esinemist. Kui sa veel praegu ei ole teinud. No. Aga noh, ega päeva lõpuks on see, et noh, kui sa nagu ütled, et kuule, jõu, ma ei viitsi minna, siis nagu ega noh, peab minema. Ma tegin mann, tuleb viibis üksi lavale käe kõrval. Oi. Taarilt selline paup. Just ole, jah. Millest see teie laul siis räägib ka? Piraatidest ta ei räägi, ma saan aru. Ega piraatlusest. Kuskil keegi oli, nagu... sina või keegi olid kuskil seal kuradi raadios ütlesid, et see ei ole nagu piraadilaul. Et see ei ole nagu... Et seal on muid leiereid. See ei ole nagu meremehe laul. Meremehe laul ta tõesti ei ole. Tänapäeval üldse on meremehe laul, või? Jaa, Stockholm Cowboys. Paned kuradi... Paned Leigerile süüte sisse ja tõmmad... Aga see meremehe laul, nagu see selline kategooria nagu meremehe laulud, see on nagu mingi... 5 suus plaat. Meremehe laulud. Ei, aga Tyleri see kuradi Call Me Forget Lost on väga... See on rohkem nagu reisikirjad. Jahi. Mis nagu? Uus pitsa. On jah. Merelaulud või? Ja Rivierakas siuke. Merelaulud. Rivierakas ei ole nagu merelaulud ju. No suht on. Mis Riviera sul on siis kuradi ema ja Riviera? Ei no Riviera on ikkagi selline nagu kuradi puhkuse värk, vaata, et nagu meremehe laulud all mina mõtleks nagu ikkagi sellist nagu töö otsa, vaata, et sa nagu... Seilad üle ekvaatori. Püüad krabisid välja ja värki, noh. Suupilli käima ja... Jah. No veel lüüna, selline Matvere pauk nagu. Mäks sa läheks selle kuradi sõudepaadiga üle Atlandi või? Kanuga või? Aga see oli huvitav, vaata, mingid vennad läksid, kõigepealt oli see vend, veise vend. Mis asja? Vend veis käis kanuga üle. Ei, seal oli vaata see, need uhutuurimehed, see vend, veis vend, ma ei tea, mis seal tüübi nimi on, see Mart või? No, ta oli selle Bellingshauseni peal ka ju. Ei, vend veisel selle peal, ma ei tea, kas tema see vend või vanem vend, noorem vend. See on pikk tüüp, see kiitsakas. Patsiga tüüp.
Nii. See lugutuuris on mingisugune, no ma ei tea, 7-8 venda. 2 tüüpi käisid, vaata, seilasid sõutsid üle Atlandi ookeani. Asi, mida ma eelmise aasta jooksul kõige rohkem kahetsen, on see, et see vend tuli mulle Kadrioru pargis vastu. Ja ta mitu korda mulle tulnud vastu Kadrioru pargis. Ta vist elab seal Kadriorus kuskil. Nii. Ja see esimene kord, kui ma nagu peale seda reisi nägin, vend kõndis, siis ma vaatasin, et see on see tüüp, ülituus asi, vaata, mis te tegite. Ja siis ma nagu ei öelnud mitte midagi. Vaatasin talle silma, et kurat, siis ta see vend, oligi see vend. Ja siis ma ei öelnud talle midagi. Ja siis nüüd ma kahetsen, et ma oleks pidanud ütlema talle ikkagi, et see ülikõva asi, mis te tegite. Sest see oligi ülikõva asi. Ma nagu jälgisin seda, kus nad seal update'u peal. Ta on kindlasti saate vaataja, et selles mõttes. Selles küll jah, et vend veise vend, mis nimi oli Mart vist. Shout out. Ülikõva asja tegite ja seda enam. Vend veise vend. Respekt. Seda enam, vaata need vennad, kes nüüd oli mingi see Trustafarian oma kuradi 7 sõbraga, kes siin nüüd ümber käisid ka ja ma ei tea, mingid vennad läksid tülli vahepeal. Ma ei tea, kuidas sa räägid. No, veel olid vaata mingid tüübid, kes karjakesi sõutsid üle Atlandi. Mitte eestlased või? Ei, eestlased just. No Delfi tegi ülekannet, mingit blogi või mingit asja. Ja mitte need, kes praegu seda tegid, jah? Ei, nad just tegid praegu. No need samad. Nad teevad TikTokis mingit sisu, ma olen. Davai. Aga need vennad läksid tülli oma vahel või? No nad käisid ümber, läksid tülli. Ühesõnaga, see oli mingi jõhker drama, aga need vennad on ka mingisugused kuradi ülikooli mehed, noh. Teil on nagu vendveise mehed. Ei ole vendveise. Tegelikult sul on toorest kuradi tahtmist, mitte mingit matemaatikat seal. Aga vennad tegid ära selle, ma sain. No vennad tegid ära, jah, aga see oli selles mõttes ikkagi labane tegemine, et nagu tuurimehed panid kahekesi, vaata, ei olnud mingi võistluse raames, on ju. No võistluse raames on just keerulisem, sa pead nagu võistlema kellegi reaalselt. Et ma ei tea. Ja siis mingi soomlane pani ka siin. Aga mis koha nad said üldse need eestlased? Ei saanud mingit erilist kohta. Palju sul üldse võistlejaid oli? Läheb tülli ja me teeme väga vähe sellest. Esikümnes ei olnud igatahes. No aga see kestis ju nädalaid. No mõnel mehel... Kui sa käid korra paari nädala jooksul, käid korra ümber, siis ma arvan, et mingi vend ei ole. Kuule, need käisid ümber, et me oleme nüüd minuti edus. Jälle reaalne. Tule need Ukraina lipud seal. Mina ei läheks. Kogu see point, jutt oli see, et mina ei läheks. Aga kuhu ma läheks hea meelega on Dakari ralli. See sõber Ints mul sõitis ka jalgrattaga Bulgaariasse. Dakari rallit või? Sõber Ints läks jalgrattaga. Läks sõitis niisama jalgrattaga. Üksi või? Ei, 7 käisid ümber vahepeal. Ja läksid tülli, mingi rets draama oli. Aga mis Ints nagu peale ratta sõitmise teeb? Ta teeb seda... Kui jama on, no? Mingid restosid teeb või tegi. Ta tegi seda sushi kahte see rull, kunagi ma ei tea, kui töötab. Okei. Ja siis seal suhepaari all oli, mis see kuradi... sealt sai päris häid neid, tal olid mingisugused chili con carne sigarid ja need päris head. Jah, mingid siukest asja. Davai. Vot, jah. Aga sul ei ole mingisugust sellist geograafilise minekuga mingit seda nimekirja, et mida enne surma ära teha. Et mingi Hispaania palverännakul käima või kuskil kuradi. Mul nüüd vist nagu... Come on, noh! Mul ei ole vist kohta maailmas, kus ma nagu... mis on nagu bucket listis. Tahaks võimalikult palju Berliinis käia. Nagu nii palju kui võimalik. Sinna saab minna suhteliselt otse lendada. Lihtsalt ei pea üldse nagu, tegelikult ei ole vaja nagu liiga palju raha ka ju. Vaata 100 aastat tagasi jumala keeruline oli ju. Berliini minna. No mis see täna, 1926 mine Berliini. Näita mulle, kuidas sa hakkad minema sinna. Sa oled mingi hobuse liinuma kuskilt. Kujuta ette, 1926 on ju, sa elad Tallinnas, et sa oled siuke, kaupmehe juures raamatupidaja. Suhteliselt juud tüüp. Kuidas sa hakkad Berliini minema praegu, et kas sa nagu... Mingid laevad ei läinud või? Jaa, kas sa saad sinna Kiili sadamasse... Hamburgi saad. Möödab spreed edasi saama kurigi.
ja tegelikult on suht ettevõtmine, noh. See võis olla, Berliini minek võis olla ikkagi normaalne bucket list, vaata, et nagu selline elu eesmärk. Berliinis ära käia korra. Mulle tundub, et vaata, kui sa olid see Berliini trahtris. Kui sa olid see, kuule, come on! Võta rahulikult, noh. Kui sa olid see tee käia mingi 100 aastat tagasi, siis iga nurga peal ju sind rööviti ja sõid lõuga ja... Seda küll, jah. Suht tüütu minna, iga nurga peal saad lõuga. Et isegi kui proovisid, siis tõenäoliselt rööviti ära sinna. Endal Tallinnast Tartusse poole tee peal jälle saab lõuga. Ei no, kuule, seal olid mingid bandiidid, võtsid neid... Ei no muidu võtsid bandiidid, jah. Bandiid oli amet. Võtsid neid postivangi võeti maha ja posti neid hobuseid. Ma ei tea muidugi, kas 1920 posti hobused käisid veel. No kurat, ma ei usu, et on väga palju autosid siin Eestis liikus. No rongiga saadeti mingeid asju siis juba. Aasta lõik. Aga meil oli esimene auto Eestis, ei tea? 1890. 1890 või? Jah, Tallinnas oli esimene auto. Kellele kuulub? Ilma imejana. Oli mingi kaupmehe pill oli. Neinar Seli pill, jah? Okei. Ai, halb, väga hea. Korras. Kohutav on see Katari sõits. Jah. Aga... Küsime Eksi käest midagi. Saate külaline ikkagi ootab küsimus praegu. Ootas seda saatesse saamist ka, vaata, meil on nii hull tramm on peal. 2 tundi queue siin. Ma saan aru, et sa siis peale e-spordi midagi ei vaata, jah? Ma ei vaata sedagi isegi. Näita seda täit tumedat. Kusjuures Telia kandis ju mingit e-spordi asju üle mingi aeg. Ma mingit Eesti, mingit kradi Salteki liigat. Ei, see oli CS, no. Taotluski Jõgeva spordimoones. Jah. Land party. Ei, ma arvan, et kandsid päris asju. Nagu... See on see Unitedi vend, vaata, kes juuksed oli. Päris spordis siis kasvu kui jalgratast. Oi. Aga nagu koha peal käimises, nagu see on teema või ei ole teema? Me käisime Riias, vaata, seda Eesti mängis ju. Ja siis meil oli see Saku Telgi laim. Jaa. Siis oli põnev vaadata nagu koha peal. Me olime kakkemas minema lätlastega. Et seda energiat ei ole väga tihti nagu... Mingi selles mõttes peaks mingisugune äge mäng olema ühest küljest, aga teisest küljest jällegi ongi, et koha peal nagu, kui me räägime nagu jalkas siis ka, Eestist, ma ei tea, Velko mängul võib-olla saada sellise elamuse, aga muidu peaks ikkagi kuhugi suurriik või jalkaliiki minema, kus nagu päriselt ka fänne on. Jaa, selles on nagu... See kultuur on nagu äge selle ümber, aga et ma nagu satuks kuhugi, ma nagu teadlikult ei läheks. Aga kui sa Berliini lähed, siis sul on ju Union, Hertha, sul on veel need mingisugused kuradi TGV, tennis Berliinid ja asjad. Et kui sa seal oled, siis ma soovitan ikkagi väisata neid. Pileteid muidugi Unioni mängul on keeruline saada. Aga Hertha omale... Me käisime Unioni mängul, on ju? Union Dortmundi käisime vaatamas. 220 euroga sai siis piletid Unioni staadionil võõrsil fännide nagu sektsiooni, mis oli seisu-sektsioon. Ja siis me hilinesime sellele mängule mingisugune, ma ei tea, ma arvan, julgelt mingi 10 minutit. Siis ma põhimõtteliselt minu esimene poolaeg möödus lihtsalt mingite tüüpide selgasid vaadates. Aga me vaatasime sealt K3-st. Me vaatasime hea, telost vaatad. Aga no ma olen siin vähemalt. Et mingi möörgamine käis staadionis, said kohe teada, et mis nagu toimus. Et me olime ikkagi nagu melu keskel, see on kõige olulisem. Oi. Kuule, halb tegelikult on ju päris vähe mängu lõpuni jäänud. No jah, me ei mängi väga hästi praegu. Ei mängi, jah. Kuidas siis sa selle suure auhinnaga rahul oled, mis sa Eesti muusikaauhindadel võitsid? Mis sa endale välja rääkisid? Kuidas ma rahul olen? On nagu tekitas mingisuguseid positiivsed või negatiivsed või neutraalsed emotsioone see auhinna võit? Et ma võitsin, et kas ma rahul? Jaa, ma just täna mõtlesin, nagu see on veits ju, See on nagu fusion
auhind, et see on nagu, see ei ole pelgalt musavideo, mulle tundub, eriti kui see on nagu rahvahääletus. Ja. Me ise oleme ka kunagi võitnud, vaata, siis meile muid ei antud kunagi. Ma ütlesin mitu rahvahääletust ju, 2 tükki aasta seda kuradi ansamblit või mis me olime, aasta artist. Aasta artist, jah. Aga seal me saime vist 2 tükki või? No see oli täpselt siuke, et mus räägi välja endale see auhind, et nagu... Sest no... Ma ei tunne, et ma midagi pidin välja rääkima endale, sest nagu minu eest räägiti välja kuidagi. Me ikka rääkisime ise välja. Jah, aga... Aluspüksid oli ju kohutav laul, see ei teinud mingit tulemust. Tol aastal keegi kuulanud seda laulu, kui see välja tuli. Ikka kuulati ju. Siis kopterite video ju sellega sisuliselt ei nähtud vaeva. Aga okei. Et jah, siuke aeg. Nojah. Panusväeg, kutšing, oleme tagasi. Oota ei, panus oligi ju see, et Eesti Laulu panused. Teeme ainult Eesti Laulu panuseid. No ma teen, ma ei tea ju, millised need välja näevad, kas ma saan kombotada. No aga inimene on olemas ja võtab lahti selle ja hakkame vaatama. Mul on kael valus risk. Mängimisest? Ei, nagu see rangluu on kuidagi valus. Jäägimist seda ju. Davai. Vana inimene. Jah. Sa pead ümber seadistama või? Püsige liinil. Me varsti loosime välja 500 eurot. Mingi peab selle 5 sotti peeneks laskma. Me lasime? Ei, minu oma. Me lasime enda oma. Ei küsin. Ikkagi nagu oli tegemist. Minu oma, jah. Oota, head to head. Nii saab ka või? Kuule. No nii ongi ju. Pane 5 sotti Robert Linnale. Suht haige läksin. Oota, mis võitja Ollil on kõige väiksem koefitsient või? 3. Aga vaata, selles ma panen, et te ei jõuata top 2. Teeme alguses niimoodi. Top 2. Jah. Ja paneme sinna siis, ma ei tea, palju meil on see sott nagu või? Meil on, jah. Kas ma tohin enda poolt hääletada? Ikka võid. Mitte hääletada, panustada. Ma ei oska ka öelda. Mina hääletasin ka meie poolt. Ma olin nii veendunud. Jah. Jah? Ma mõtlen ka, et... Kaotuse poolt ei või hääletada, aga... Võidu poolt nagu justkui nagu võib, on ju. Ja vaata... Aga vaata jalgpallis on ka nagu see, et vaata, kui sa paned umbes nagu, et nagu panustad selle pealt, et ma löön värav, vaata, siis see on ka kahtlane, sest siis sa nagu võib-olla ei anna söötu õigel hetkel, on ju. Aga nagu sellisel kuradi laulukonkurssil... No ei või top 2, no. Teeme ära. Paneme soti peale ja sõiname, no. Ma võib-olla paneks, et Vanilla Ninja ei ole top 2. See on ka päris hea panus, raisk. Aga paneme selle järgmisena või? Oota, palju selle koefitsient on? Teeme ühe kaupa. Paneme selle Jolly Rogeri, paneme siis top 2. Ja inimesed arvavad, et Olli võidab või? Päris või? Välismaa fännid, kindlasti. Olli on olnud, on 3. korda siin karussellis. Not gonna happen, no. Masur Chuck ei tule ära, no. Sorry. Ega ka see aasta ei lähe teistmoodi, no. Slave. Võiks see siukest laulu sai eesti keelest teha? Pane see Jolly Roger top 2. Tere nüüd, seele esineb Olli lauluga Ori. Orri. Olli Orri. Pane ära, jah, muidugi. Pane ära, muidugi, jah. Ja siis teeme ühe mängu veel, on ju. Läks, kas sa tahad veel näha, kuidas me mängime jalgpalli? Jaa. No, see oli nii põnev, on ju. Aga ütle siis meeskonnad ja teeme nii. Praegu on kõik, hetkel küll. Tuleme tagasi selle juurde. Ilus asi. On ju? See pidi päris kuld olema selle kuskil. Üleval, jah? Teisel pool vist. Teisel pool. See on päris kuld. Tähed on kullast. Peksame ära ja maksame mingi musavideo kinni või? Ammustasid ka seda või? Ei. Langes just kõvasti. Kuld langes või? 2 päeva tagasi oleks pidanud seda tegema.
5000 peal on ju, ei ole? kuri langes 10%, hõbe 30% eile. Aga mis juhtus siis? Aeg hõbedat osta. Ja uus seki. Uudise Bitcoin paneb kuradi otsa üles või? Ei, ma ei tea tegelikult. Ma ei usu, minu meelest on koha peal. Bitcoin seisab, aga hõbe langes. Krüpp on ikka suht kuradi augus, noh. Ei vasta. Krüpp on nii augus, et nagu tegelikult ei viitsi vaadata neid krüptoportfelle. Ei ole minu asi teile öelda, aga aeg osta võib-olla. Osta tuleb siis, kui on veri tänavatel. Nagu kulda või krüppi? Kõiki asju. Nii kui näed, et on verine, siis tuleb osta. Davai. Nii olen mina oma varanduse kokku ajanud. Eks seal on... Niimoodi olen mina olen jõudnud siia, kus ma olen praegu. Panen kuhugi maha ära selle. Ostnud madavat. Siia ei pane peagi. Ma olen täpselt samas kohas, kus ma olen aasta aega tagasi. Ma olen nagu alla andnud selles osas, et mingisugune isiklik areng võiks olla. Ei pea. Nagu elus või? No ma olen 30, mis ma olen, 7-aastane. Ega ma ei arene enam kuhugi. Oled jõudnud kohta, kus sa oled ja... Peak. Jah. High value man. See ei tähenda, et peak oleks nagu madal. Sa peaks nagu hoidma siis vähemalt seda levelit. No selles mõttes Sakala kõrgustikus on ka omad piigid. Pane X-i. Nii, mida sa näha tahad? Kas mängime? Mida sa näha tahad? Kas mängime naiste mängu? Jaa, kas sa tahad näha, kuidas naised mängivad? Jaa, kusjuures tahan küll. Mu lemmik jalkatiim on Saku Sportingu naiste võistkond. Seda ei ole siin. Wow. Rest of world. Ma tulen Praha naistega. Ma tulen Zürich. 11 pornostaari on... Lesbid. Geograafiat teile Sakala kõrgustiku kõrge tipp on Härjassaare mägi. 147 meetrit. Väga kõrge. Me räägime suurtest numbritest. Pane X-i jälle vahepeal. Näed. No nii. Seda mängu aega vist ei muutnud ära jälle. No mis seal ikka? On, mis on? Ma olen teinud ühe antropoloogilise sükse järelduse, et... Alustame. Et naiste jalgpall on tasemel riikides, kus on esimesed maailma mured. Kanada, Rootsi, Holland, Uus-Meremaa, Austraalia. Ehk siis nagu lääneriigid. Jah, noh, kas sa oled kunagi kuulnud midagi nagu Albaania naiste jalgpallikoondisest või Ukraina naiste jalgpallikoondisest? Ei ole ju? Vist ei ole, jah. Medalisatsid on ikkagi tulevad riigist, kus on tsivilisatsioon. Sakust näiteks. Kuule, need on jumala prood. Palju meil on neid ja äkki Mart Vares oskab äkki öelda, et mitu naiste klubi meil Eestis on? 6 meistriliigas sel aastal. 6? 2 tükki loobusid. No ja mul üks lõi mööda. Ei ole nagu koosseisi tule kokku, jah? Jah. Naistel on tegemist ka tegelikult nagu... Noh, igapäevaselt nagu rohkem kui meist. Ootad seda tsitaati, vaata. No näiteks. Mis teil tegemist on? No isata saavad lapsed ja emata nagu ei saa. No jaa, aga ema vanuses naised ei mängi jalgpalli. No, mis sa arvad, kui vanad nad on siis? 20 kuni 27 ma arvan. No see on ju prime ema vanus. Viimane aeg, tagumine aeg. Kusjuures 35 algab juba geriatriline rasedus. Et see tehakse. Mis see tähendab? No et 35-aastast sünnitajat vaadatakse kui vanurit või jälgitakse. Ja siis võib putsi kukkuda. Reaalselt, ma ei mõtle välja seda. Aga kes see jälgib? No jaa, arstid? Arstid, jah. Sa pead rohkem käima mingi kontrollis ja pead rohkem analüüsi andma ja sa oled juba nagu riskigrupp 35-sena, kui sa oled rase. No võt. Et ega see naiste elu on tegelikult ei ole mingi meelakkumine. Nagu me arvaks. Ui.
Iga mutt ei pane niimoodi väravalt latti. Okei. Ma hakkan ärrituma. Miks küll? Tüdrukud ei tee asju, mida ma tahan, no. Arvad, et see on praegu nende süü, mitte sinu süü? Hetkel küll, jah. Huvitav, kas naisjalgpallurid on ka nagu närvihaiged või? Mis nüüd jutus? Kumma oma? Minu oma. Kuule, mul on seda USB juhet vaja. Disconnect. Aga vaata, kui huvitav, ei olegi üle kuumenenud. No vaata, me panime laua peale, no. Meil on ikka eelmiste saadetega on olnud probleem, et konsool kuumeneb üle. Tehnilised probleemid on olnud. Ma olin juba peaaegu valmis ostma uut konsooli. Telefon laadis täpselt 5%. No see ega ta ongi siuke kuradi huvitav laadimine. Need on need terminalid laadijad. Sellepärast. Me peame 5 sotiga välja loosima, siis saad esitada küsimuse võib-olla pärast. Küsimuse? No, et no mille peale nagu? No 5 sotti oli meil 2 saate peale, nii et 250 euri. 250 euri. Puhtalt. Seleta mulle vastu, mis küsimus? Inimene, meil on 250 euri ära see saade. Jah. Suvaliselt. Coolbeti kontole. Nii. Ja ta peab kommenteerima meie video alla siis midagi. Ja siis läheb loosimisse. Või siis on see auhinnamäng, et kes annab õige vastuse. No, mõtle välja ühesõnaga. Eelmises saates me tegime niimoodi, et kes kirjutab kõige naljakama kommentaari. Tähendab järgmises saates. Järgmises saates. Kui me filmime 10 saadet järjest, siis nagu on keeruline siin arvet pidada. Meil on nii palju särke on vaja kaasa vaata vedada iga päev. Te arvate, et see asi on meelakumine, me oleme 3. päeva siin. Viive 46. Ja te ei kujuta ette kõik need saated, mis ei ole eetrisse läinud. Sahtlisse saated, jah? Et ühesõnaga midagi on vaja välja mõelda seal, jah? No kurat küll. No tüdrukud on väiksemad ka kuidagi ei ole. Väiksemad kellest? Nagu platsi peal, vaata, need on väiksemad kui... Nagu meestest või? No, jah. Ma arvan, et nad on lühemad nagu statistiliselt. Kus ära ei löö? No ongi. Hea kaitsetöö, mega kaitsetöö. Ui. Nii mutid. Midagi tuleb välja mõelda siin praegu. Ei näe see mäng teil üldse seda? See nagu jah. Kuidagi nagu on. Mees muudab taktikat. Oot. No, see ei ole ju loogiline, et sellise liigutust tegid. Mulle ikkagi tunne, et sa ise nagu juhid neid. On selline tundmus. Kas sa käisid muisaka äftekatel ka või? Muisakate äftekal käisid ka või maks või? Mina? Me pidime korra siit läbi tulema. Ja see läbi tulemine oli nii, et siin lõpuks tuli hästi palju inimesi veel läbi. Vist hästi palju võõraid oli, kui ma kuulsin tagant järgi. Mis see? Hästi palju võõraid oli vist. Ainult võõrad olidki lõpuks. Mina lahkusin mingisugune... See oli konkreetselt mingi nagu... Suht varakult ja siis oli juba terve tuba oli võõraid täis. Ei, aga seda... Nagu nägusid, keda ma isegi ei ole kuskil näinud. Ei, jah, absoluutselt nagu, et... Margus ütles mingi moment, et kui on punt vanu inimesi ja öelnud, et Ramo käskis meil siia tulla. Keegi rääkis, et Ramo oli olnud telefonis öelnud, et tulge siia kurbade siia kontorisse. Ja siis oli öeldud, et nad umbes ei tea, kus asub, siis Ramos, ärge muretsege, mina tean, tulge siia. Ja ta pidi ise ära minema. Ta pidi hommikul lapse kooli viima, ta oli üli sitt tunne ikkagi, et ta pidi ära minema. Aga siin oli lõpuks ääreselt siuke tunne nagu, et Hill oleks kinni pandud ja siis need kõik oleks siia edasi. Ei no reaalselt nagu selles mõttes oli, ma ise mõtlesin ka nagu, et naljakas oli just see, et vaata sa ikkagi nagu mingid inimesi sa nägupidi oled ju kuskil näinud või nagu kellegi tuttavad või midagi sellist. Saad aru, et see on mingi Emily J. Sõbranna või midagi. See oli ausalt nagu 2 mingit kuradi Heli Hanseni opedega tüüpi, kes tõikus. Kell oli läks mingi... Ja Mariis läks ka ära, et keegi ei saatnud nahku lihtsalt võõrad inimesi enam nagu. Ja mingi
Kuulsin, Marise Ingel tegi mingi nutmismaratone siin. Nutmismaratone? Ei teinud. Ingel oli lihtsalt purjus ja... Ei, no aga Marise oli vist nii õnnelik, et ta käis nutmas WC-s. Ei, ta lihtsalt nutis terve aeg ema lauas ja... See oli selle vennaskonna ajal, ma küsisin, mis on? Ma mõtlesin, miks see nagu vennas. Ta on nii uhke, ma mõtlesin, miks see vennaskonna üle uhke oled. Ja see oli Ingli pärast. Lahe, jah. Ei olnud Kitrubeski. Vennaskond ei huvitinud üldse. Vennaskond oli ka lahe, aga ma kõne ajal crash out'isin ikka normaalselt. Sina ise või? Mina, jah. Ma isegi ei mäleta. Räägi kiiremini. Sul oli selline moment öeldi sulle või? Ei, vennaskonna kõne ajal. Ma tüdinesin. Jaa. Uue ajast väsivad. Ja palun ärge võtke presidenti kuhugi kõne tegema. Nagu... Mida see on? Võib-olla nagu see on isegi nagu üleskutse mitte inimestele, kes bronnivad presidenti, vaid nagu president peab teadma oma kohta. See oli üleskutse presidendile. Sa ei pea tulema igale poole. Sul on võimalus nagu asju ära öelda. Miks sa pead? Kes sul üldse sa pead tulema sinna? Jaa, rääsin. Sa ei pea käima igal pool. Selles mõttes võib ju käia ikkagi mingites kohtades. Muidugi võib, ei pea. Aga nagu Eesti muusikaauhinnad võib-olla ei ole nagu nii loogiline, miks ta nagu nii sulgu läheb sinna? Nagu meie ei tule ka sinna vastu võtta. Jah. Isegi mina ütlen Kanal 2 asju ära nagu, et... No isegi kui kutsutaks, ma ei läheks sinna. Me ei ole veel kutset saanud ka ju. Aga ma ei läheks ka, mida ma lähen sinna? Ei, no mis seal enam ju. Presidendi vastuvõtule või? Ei läheks. Miks? No mida sa teed seal? Ma ei tea. Ootad järjekorras? No mille jaoks sa lähed? Täiesti mõtled. Ma läheks. Mõtled välja, et mis sa ütled talle? Tere. Kas nii saab, et sa nagu ei tee seda tervitust läbi või? Või see on pilet, et... Kas ma läheks niisama sinna peole võib-olla? Võib-olla see ongi... Ma läheks 2 tundi hiljem, vaata, kus ma sisse saan? See on võib-olla see saavutamata piik sul veel, mis sa saad ära teha. Jah, mitte minna presidendi vastutule. Öelda presidendi vastutule ära. See oleks ka lahe, aga nagu ma tahaks ühe korra ikkagi minna ja siis teine kord öelda ära, et ma ei tule. Ma ühe korra käisin, ei olnud nagu liiga palju. Lamp. Lamp. Kuule, kellegi karise numbrit on. Mõtlesin, ma annan teada. Aga huvitav, mis nagu võrgus su karise number on? Mis võrgus ta on? Kõnekaardiga. Saad vaadata äriregistrist. Teadlikust. Tele2, ma arvan. Tele2. Eesti Vabariigi kasusaaja. Simple. Ma arvan, et see on ikkagi mingi hankega võidetud. Tele2, ma arvan, teeb tänasel päeval teeb Tele2 kõige paremaid pakkumisi. Mul on selline tunne. Ma arvan... Ta on mingit oma mingit võrku, ei ole mingit... Eesti Vabariigi võrku. Ei, no ma mõtlen mingisugust kuradi... Advance mingit kuradi tehnoloogiat. Satelliittelefone. Noh, midagi. See Elon Muski, see kuradi... Starlink. Starlink. See on hea küsimus. Mis kõnepakkuja teil on? Telia. jah. Ma ei julge nagu, ma tean, kust nagu... See oli kõige kallim, mis ma mõtlesin selle. See peab hea olema. See on suht normaalne. See on nagu sa vaata, lähed kuskile netipoodi, hakkad riided valima, siis paned, et sort nagu kõige kallimast. Jaa, ma teen küll seda. Ja siis hakkad rahulikult alla tulema, vaata. Mingi moment jõuad oma levelini. Siit võib midagi noppida. Ja siis peab läbi pahna tulema vähemalt. Kõigi kallim ja -70, et mis teil siin ripus on? Ma võtan ära. Netipoodi te olete muidu oma hinnaga kirjutanud kunagi või? Mis siis see? Et netipoes on midagi müügil ja siis kirjutad netipoodi nagu see info, et kuradi Farfetch. Pakkumise või? Kui ma võtan selle... See ei ole reaalne hind ju. Näita mulle inimest, kes ootab sellise hinnaga. Ma võtaks selle ära, aga omadel tingimustel. Aga ma saaks pakkuda sulle. Me saame pakkuda sulle. See on nagu live kuradi booking, et see...
mingi vend tahab võtta laivi ja siis ütleb ise sulle hinna. Jah. Alguses küsib, et palju maksab. Ahah, nii palju, aga me saame pakkuda selle. Noh, selge. Okei. Äge. Kihvt on siis, kui nad hakkavad õigustama oma üritust, vaata. Ei, no see on ikka kuradi väikse publiku. No, me ei saa sellise hinnaga ju kutsuda nagu. No selge, aga siis ei peagi kutsuma. Viimane kord oli üks stabiilselt miinust tootev festival Eestis. Võnke festival. Jaa. See nüüd kirjutasin mingid nimekirja seal meie asjadest ja siis ma andsin need hinnad. Ja siis vend oli siuke, kuule, aga sellise hinnakirjaga ju, see hinnakiri oli mitte kuidagi kasumlik nagu festivalile. See peab... Siis ma nagu jah, et sorry mees, et see ei peagi nagu festival, see peab eelkõige mulle olema kasulik ja see artistile. Perse küll, noh. Kuule, laguneb see värk, noh. Variant on ka nagu mitte teha seda festivali tegelikult. Mõned täki peale, noh. Et tegelikult ei pea kõiki festivali tegema, noh. No siis me võiks jah pakkuda mingi hinna, mis oleks kasumlik. Ja selles mõttes on nagu huvitav jah, et nagu tegelikult on ju see nagu okei, sa saad hinna ja see nagu ei sobi sulle, on ju, sest see ei mahu sinu eelarvesse ja Excelisse, mis sul seal festivali raames on koostatud, on ju. Siis tegelikult ei pea hakkama rääkima ju sellest, et see ei mahu mul sinna nagu. Ja ma ei lähe poodi, nagu väike eelarve ja ma ei nagu, ma valin asja, mida ma saan. Sörki paagi täis, siis vaatad, et kella peal on vaata see 120 kulli. See ei ole kasum. Sa lähed poodi kauplema, kuule, kuradi, ega mul siin ka kuradi tegelikult, noh, pere on autos. Tegelikult ei mängi välja, noh. Imen välja midagi. Mis see kõige väiksem on, millega sa saad teha? Kuule, aga Vares, sina tead seda kuradi. Videograaf Mart Vares on meil täna siin kulisside taga. Sina ju töötasid nagu õliäris ju kunagi. Et lastaks üle meid siis ikkagi, või? Ei lasta. Tänu sinule ja minule ei lasta. Ma olen aru saanud, et ikkagi see... Suurepärasele kampaaniale. Ma olen aru saanud, et see marginaal ikkagi on hoomamatult väike, millega nagu manööverdatakse. Me tahtsime kunagi kadunud Sassenoga teha tanklate Ryanairi. Ta vist uurisite, siis tuli välja, et siis ta et see oli võimalik teha. Näe, et see on hästi odavalt on kõik. Küts on odav. Circle paneb nagu ühe 4 liiter. Küts on sama hinnaga, aga nagu, et toit ja kõik on nagu räigelt odav. Seda saaks teha ju? Teoreetselt, jah. Aga see vist ei mängi ikkagi nagu lõpuks ei mängi nagu välja. Tegelikult sa ikka marginaalid teed toidu pealt, mitte kütuse pealt. Ehk siis võib-olla peaks kütsi andma alla oma hinna ja siis nagu toiduga kütsutama peale. Puhjas vaata ka on, nüüd on terminal. Seal on juba turul ei ole auku enam. Kütuse hinnad pole midagi peale, et ainult saia saab osta, aga omanik... Aga miks nad müüvad seda kütust siis? Miks nad müüvad seda kütust? Miks nad teevad seda? Loll äri vaata, kus olla. Miks toimub äri? Teine asi, millest ma ei saa aru, miks vennad nagu kasvatavad sibulaid. See on nii räigelt odav ju, miks on nagu või kapsa. Mul on kapsapõld, no mul on 18 hektarit kapsapõldu. Miks? Pane Airbnb. Eiksenes käid neid sibulaid ostma. Noh, ja Peipsi sibul on teine. Ega see Peipsi sibul ka nagu suurem asi ei ole olema ausalt. Tegelikult on hea sibul ikkagi. Sibul on sibul. Sibul, aga sibul kallis. Jah, aga lõpuks on ikkagi sibul ju. Miks ta ei püüa? No, ta on siuke mängida. Ai. Võt siis. Selge, sinu Eesti laulu panus number 2. Vanilla Ninja. Või on parem, ei, see oli kehva. Aga kohka paneme selle, et Vanilla Ninja oli parem. Kas meil on külalisi? Tere, tulge saatesse. Pange kaardin kinni. Ramo, õlut tahad? Muidugi tahan. Tšau. Ramo, mis oleks sinu Eesti laulu panus? Ramo, sina paned panus. Näe, tere tulemast. Kes võidab ja kuhu? Näe, ma ütlesin. Sellise panuse teda. Kuule, aga 100 kulli, siis klišeerik mängib peale. Veel? Ei, me panime enne top 2. Selles mõttes meil on päris palju raha on nagu teie peal. Ei võida. Nii väike number on neil, kuulamisnumber on nii jädine. Aga miks neid arvatakse siit? Vastupidiselt meil.
Teil on tõttu nii kaugel järjest aastast. Kas teil on mingi 270 000 on ju, järgmine on 100 000. Meil on viimane segment ka veel, me peame tulistama. Nüüd väiksed õlle eest midagi. Õlle Jaa, seal. Mis on vale? Klišeerike Max võidab 100 kulli selle peale. Top 2 võidab. Jah. Normaalne. Nii, meil on üks segment veel. Pigem pange hästi, Paneme siis lasketiiru paika. Tulistamine meil, jah. Laseks seda või? Davai. Selle on päris lihtne pihta saada. No aga siis ongi, et... Suurepärane, see on võimalus pihta saada palju suurem. Seda on kuulda küll, see tuleb hea kõll siia. Davai, paneme ühe paugu, paneme ikka sellele. Ühe paugu paneme ikka. Aga viimane voor ongi, et kui sa saad pihta sellele, siis saad panustada. Davai. Ja pane veel sott Klišeerike Maxile. Tere tulemast! Tervist, tulge sisse. Ja meie saate viimane rubriik on laskmine. Pane prill pähe, saade käib. Laua peal on, vaata, minu vaata. Et... Nii. Paneme siis, laseme siis... Relvade pooldaja või? Jaa. Kermol panna ühe aupaugu siia. Võrkab tõraselt kedagi. Pange prillid ette. Pange prillid ette. Kandke prille. Ma olen laskesektori niimoodi. Tule ära sealt. Sa oled laske raadiuses. See on isegi päris punk asi. Killzone. Nii. Ei, see on päris punk asi. Kiire õpetus sulle. Koolitus. Riiv on peal, niimoodi on riiv maas. Nüüd on riiv peal. Riiv on peal seni kaua, kuni sa actually lased. Ja nii kui oled ära lasknud, paned riivi tagasi peale. Praegu on peal, jah? Praegu on peal, jah. Mis asja? Ma pumpasin ära juba. Popsi ära, jah. Väga hea. Ja kui sa saad oma auhinnale pihta, siis sa saad panna panuse. Kui sa ei saa, siis paneme Tule meie. ette mulle. Varja. Riiv peale. Riiv peale. Nii. Jaa! Proovime neid ka saada või? Selline oli tänane saade. Sott! Külas oli Kermo Murel ehk Max. Klišeerike Maxist. Meie kingime sulle selle. Ja... Top 2 kõige mõtetu laul, mis ma saan täna ühe päeva. Hääletage siis Klišeerike Maxi poolt Eesti Laulul ja... Kui hääletama hakkan hulguma. Jah. Davai. Selline oli siis saade. Jääge meiega.